Tere tulemast taas arvutitarga tehnoloogia saatesse. Tänane külaline on meil pärit kaugelt Hiinamaalt ja nimelt Lenovo uus sülearvuti, mis kannab nime IdeaPad Y510P. Lenovo, kes muidu on kõige laialdasemalt tuntud ThinkPadi äriklassi mudelitega, valmistab lisaks sellele ka väga mitmetele ülesannetele suunatud lahendusi. Antud sülearvuti on meil mängurite klassi sülearvuti. Mida tähendab üks mänguri arvuti? Loomulikult see masin suudab teha ka kõike muud hästi, aga mängimine, moodsate 3D mängude mängimine on kaasa üks kõige suuremaid arvutile võimsuse nõudlusi esitav ülesanne. Nii et kui arvuti suudab juba korralikult mängida, siis suudab ta ka korralikult videot töödelda, pilti töödelda, rääkimata tavapärastest interneti ja kontoritöö ülesannetest. Kui me vaatame masinat, siis ta on kena tagasihoidlik, musta rihvel pealispinnaga. Ei ole mitte selline läikiv klaverilakk, nagu paljudel on, kuhu esimene näpujälg kohe suurte rasvaste lärakatele peale jääb. Ja mõõtmetelt on ta nagu tavaliselt suured 15,6 tollise ekraaniga masinad ja kaalub 2,7 kilo. See on muidugi 2 korda rohkem kui moodsad ultrabookid, aga sellist võimsust ultrabooki sisse kahjuks ei suuda veel keegi mahutada. Ja kui me meenutame, et veel hea 3-4 aastat tagasi olid kerged sülearvutid, need, kes olid alla 3 kilo, siis väga kurta siin ei saa. Kui me kaane avame, siis me näeme, et masinal on täisklaviatuur. Paremas servas on eraldi numbad, siia ei ole küll vahesid jäetud, nad on ilusti kokku liigutatud ruumi kokkuhoiu mõttes, aga kõik navigatsiooniklahvid ja numbriklahvid on täiesti olemas. Ja mis me veel leiame? Leiame siit kõlarid, stereokõlarid tootjalt JBL, kes on ise juba kõrge helikvaliteedi tunnuseks. Ja tõepoolest tavaliselt plekist ja üsna niru kvaliteediga heli siit masinast välja ei tule, olgu seda filmi vaatamisel või arvutimängude mängimisel. Kui me ta sisse lülitame, siis süttib klaviatuuri taustavalgutus, mis on tumepunast värvi. See on väga hea neile, kes armastavad mängida hämaras ruumis, nii et eredat valgust ei ole peegeldamas. Ja on väga hea klaviatuuril orienteeruda. Samal hetkes ei ole nad nii eredad, et nad hakkaksid silma torkama ja segama juba ekraani jälgimist. Ja kui te vaatate, ekraan on matt. Vaatamata siia peale langemale valgusele ei ole meil tegemist sellise puudridoosi peegliga, nagu paljud need läikekraanilised mudelid kipuvad olema. Nii et igati pidi on tegemist toreda masinaga. Ja mis tema nüüd siis äriklass või selleks mänguri klassiks muudab, on tema sisu. Esiteks protsessor on tal uusim i7 4700QM, mis viitab juba sellele, et ta on 4-tuumaline ja mobiilne protsessor. Mälu on siin sees 16 gigabaiti, seda on palju rohkem kui paljudel mänguritel oma lauaarvutites isegi. Kõvakettaks on 1-terane Seagate, millele on liidestatud Inteli SRT tehnoloogiaga see samanegi 24-gigane SSD moodul. Nad ei ole eraldi lahus, vaid ta on üheks tervikuks tehtud ja SSD osa peal hoitakse kõige kiiremini kasutatavaid asju, seda teeb süsteem juba automaatselt ja kasutaja mõtlema ei pea. Ning nüüd jõuame siis nagu kõige olulisema asja juurde, see on graafika. Kui vaadata parameetriks, et graafikakaardiks on tal Nvidia GT 750M, siis see just kõige kiiremate tavakaardite seas ei ole. Meil on siin sülearvutidki, millel on 780M on sees, aga no nende hind kipub kõvasti seal 2-3 tuhande euro kanti minema, sest kaart üksinda juba hakkab maksma peaaegu 1000 eurot. Aga selleks, et nüüd suurendada selle töö kiirust, on Lenovo hakkama saanud huvitava asjaga. Nimelt, siin on kasutusele võetud taas SLI. Mis asi on SLI ja
kuidas seda süüakse, sellest vaatame kohe natuke lähemalt. Kõigepealt vaatame, milline näeb välja siis selle arvuti poolt jooksutatav moodne 3D Mark test ja kuidas näeb välja siin nüüd ütleme mingisugune kiire arvutimäng. Räägime kõigepealt lühidalt ka sellest, mis SLI on, sest paljud on kuulnud seda nime mainitavat, aga mis seal taga on, siis tegelikult seda ei teata. SLI tehnoloogia, mis tuli lühendatult Scanline Interolive, võttis kasutusele 1998. aastal nüüdseks juba pankrotti läinud firma 3DFX, kelle hiljem Nvidia koos kõigi saba ja sarvedega ära ostis. Seal tehnoloogias arutasid erinevad graafikaprotsessorid erinevaid ridasid. Nii et näiteks üks graafikakaart tegi paarituid, teine tegi paaris ridasid ja pärast peakaart monteeris kogu selle pildi kokku ja suunas monitori. Kui Nvidia kõik selle tehnoloogiat ja patendid ära ostis, siis jäi aga SLI pikaks ajaks soiku. Ja alles 2004. aastal ehk 6 aastat hiljem tõi Nvidia ta uuesti turule. Nüüd juba tähendusega Scalable Link Interface, mis tähendab seda, et me skaleerime arvutusjõudlust erinevate graafikakaartide vahel. Praegu võib olla graafikakaarte SLI-sse ühendatud mitte ainult 2, vaid ka 3 või isegi kuni 4 GPU-d, kes kõik teevad ühiselt tööd ühise eesmärgi nimel. Nüüd lauaarvutites, eriti just niisugustes tõelistes mänguripüssides, on SLI suhteliselt palju levinud. Sülearvutites korra prooviti mingeid aegasid tagasi, et sülearvutit ka panna tegelema võimsama graafikaga ja toodi turule MXM moodulid, kuid nad olid üsna ebastabiilsed, neid ei toetanud korralikud ei mängud ega midagi ja siis see tehnoloogia kadus. Kuni nüüd me taas näeme SLI-d sülearvutis. Antud juhul Lenovo esituses. SLI on nii, et sõltuvalt mängust või rakendusest on põhimõtteliselt eristame 2 alaliiki. Need on SFR ja teine on AFR. AFR tähendab Alternate Frame Rendering ehk kaardid arvutavad alternatiivselt kaadreid. Esimene kaart arutab näiteks esimese kaadri ja 3. kaadri ja 5. kaadri. Teine kaart arutab siis vastavalt siis 2., 4. ja 6. paaris kaadrid ja siis nad liidetakse kokku. See on nagu kõige kiiremat renderdust andev tulem. SFR-i puhul jagatakse ekraan, ütleme nii, enam-vähem pooleks. Algselt oligi pooleks, et üks graafikakaart arutas horisontaalselt ülaosa, teine alaosa. Aga hiljem viidi see asi, nagu öeldakse, tasakaalustatusse, kui me näiteks ütleme ülemine pool kaadrist on ainult taevas, kus midagi peale paari pilvetutti ei ole liikumas all, aga käib näiteks intensiivne madin sõjaväe ja ratsameeste ja tont teab mille vahel, sädemed lendavad, välgud, paugud. Siis seda suurendatakse nii, et üks kaart arvutab võib-olla ainult 2/3, teine 1/3 ekraanist.
SLI-le on loomulikult vajalik ka see, et antud juhul mäng teda ka toetaks. Ja praegust tõesti enamik uusi mänge tuleb juba SLI toega, kes paremini, kes halvemini. Aga kui ma siin vaatasin moodsates testides, siis kiirendus oli 90–95%. Et ühesõnaga me saame peaaegu 2 korda parema tulemuse kui ainult ühte graafikakaarti kasutades. Nüüd kuidas Lenovo seda teinud on? Tegelikult on teinud selle väga lihtsa trikiga. Nimelt, kui me vaatame siis selle arvuti paremal küljel, on nõnda nimelt UltraBakes nimetatud universaalne slott. Et siia nüüd ligi saada, peame me kõigepealt eemaldama toiteploki. Ja siin all on nüüd siis tegemist kaardi lukustiga. Üks lukusti on siin ja teine, mis teda kinni hoiab, on siin üleval. Ja kui me nüüd selle vabastame, siis tuleb sahtlist välja selline lisagraafikakaart. Sellesse slotti, mis on mugav, on ka see, et tänu selle slotile ei ole tal DVD või Blu-ray seadet. Kes tahab, et tal tingimata ka selline seade oleks, võib osta. Neid müüakse täiesti eraldi UltraBase slottidesse käivaid DVD või Blu-ray diski lugejaid. Ja kui teil ei ole vaja suurt arvutusjõudlust, tõmbate selle sloti välja, panete DVD seadme asemele või võtate UltraBase'e saab paigutada ka kõvakettaid. Loomulikult sülearvuti kõvakettaid või SSD-sid. Ja näiteks võite panna 2 terabaidise kõvaketta sinna juurde ja saate sellisel puhul näiteks teha RAID 1 lahenduse juba sülearvuti sees, mis tagab täiesti andmete säilimisega siis, kui üks ketas näiteks sureb või puruneb. Või näiteks panete siia sisse SSD ketta ja saate oluliselt kiire süsteemi ketta ja see sisene terane ketas jääb teil nagu teiseks andmete hoidmise massiiviks. Nii et see vahetamine ei ole keeruline. Ja tal on siis see samanegi PCI Expressi siin, nüüd sülearvuti moodulis. Ja see samanegi lahendus teebki siis meist sellise universaalse pommi. Siin juures tuleb aga meeles pidada ühte asja kasutajatel. Kuna baaskonfiguratsioonis 2 graafikakaarti ei ole ja suured firmad paigaldavad operatsioonisüsteemi oma juba valmis isodelt laadides, siis by default on SLI välja lülitatud. Ja mul oligi, ma eeldasin siiski, et tal on kõik iseenesest korras ja lülitan sisse, vaatan, ei ole need tulemused nii kiired, aga ega nad halvad ka ei ole, nii ja naa. Ja siis hakkan uurima nüüd siis seda Nvidia driverit, GeForce'i driverit. Siin on kõige lihtsam ligi pääseda niiviisi, et teete tühjal ekraani osal desktopis just. Teete parema klõksi, ilmub seal väikene menüü, seal on GeForce'i menüü, lähete sinna peale ja siis on juba vasakus servas ilusti lugeda SLI ja Physicsi optionid. Teete seal klõksu lahti, vaatate, ahaa. Kui seal on kiri SLI disabled, siis on SLI keelatud ja see teine kaart siin sees on teil lihtsalt väikene kaalupallast, tema midagi ei tee ja juurde ei arvuta. Siis tuleb vajutada seal üleval nupukene, panna sinna see aktiveerimise tärn, kus on SLI 3D kiirendus on lubatud. Pärast vajutate ekraani allosas apply, et ta selle meelde jätaks. Ja siis tuleb teha restart, sellepärast, et ta küll näitab, et ta kõik on okei, aga paljud rakendused ei saa veel temast enne aru, kui ta on restardi teinud, siis juba Windows oskab aru saada, et tal on tegemist SLI süsteemiga. Ja kui nüüd läksid testid ja mängud käima, oli hoopis kiirem välk ja pauk kui see, mis enne oli. Ja tõepoolest isegi näiteks minu hetkem lemmikmäng, see Secret World, mis on üks raskeima graafikaga, kui DirectX 11 kasutada ja kõiki neid tesselatsiooni ja anisotrofiltreeringu efekte põhja keerata, siis sellel Full HD ekraanil suutis ta liikuda ikkagi 30–40 kaadrit sekundis, mis on täiesti MM-moodi jaoks mängitav kiirus. Selle üle võib-olla mõned, ütleme, FPS-ide tulistamismängude fanaatikud võib-olla kirtsutaksid nina, aga keegi ei käse neil sellisel puhul nii hullu kogust iluefekte sisse lülitada. Kui see tõmmata näiteks, ütleme, ultra lahenduse pealt mediumi peale, siis sellisel puhul jookseb juba meil kaadrisagedus üle 60 Hz ehk rohkem kui tegelikult on selle LCD ekraani värskendussagedus. Nii et tõepoolest selline lihtne rakendus annab päris toreda kiirenduse mänguritele.
no ütleme, meil ei ole nii palju see populaarne veel, kui näiteks ütleme Ameerikas või kuskil välismaal, kus on ütleme üleriiklikel või ülemaailmsetel LAN-parditel, näiteks siin Quake'is ja paljudes teistes mängides, Warcraftis peetakse lausa olümpiaade, mille auhinnafondid on miljonites dollarites ja on palju professionaalseid mängijaid, kes faktiliselt pidevalt veedavadki oma aja ühest punktist teise lennates. no ja lennukiga oma suurt lauamasinat koos suure monitoriga kaasas tassida ei ole nagu mõeldav. ja vot seal on selline reisivale kasutajale väga kasulik omada sellist mänguriläpakat. ja teiselt poolt, kui meil on mõni, ütleme, väikefirma omanik, kellel on vaja ühte arvutit nii tööl kui ka kodus, kes sõidab autoga sinna, viskab masina ülesse, kes ei taha lisaks lauaarvutit osta, aga kodus tahaks vahepeal ka mängida. või näiteks ütleme inimesed, kes käivad pikkadel komandeeringutel, kus nad ei pea just nende tööülesanne ei seisne selles, et arvuti peab neil olema õla peal 12 tundi päevas. Võid see on kas tema hotellinumbris või elukohas paigal. Siis taas on selline meelelahutuskeskus kui ka tööjaam väga ilusti lahenduse leidnud teile. Mis on tema ainukeseks puuduseks nagu kõigil mänguriklassi sülearvutitel, on aku suhteliselt lühikene tööiga. kui me paneme ta maksimum performance'i peale ja me ei kasuta mitte Battery-marki Passmarkilt, mis annab suhteliselt nõrku tulemusi, vaid ma mõõtsin seda täiesti reaalelulise testiga, mis on FutureMarkil, kes teeb ka neid kuulsaid 3D-marke. tema PowerMark simuleerib väga erinevaid töömõtteid. sa võid seal panna performance'i peale, mis ta faktiliselt keribki keerukamaid mänguetappe, videosid väntab ühesõnaga täiskoormuse peal, võid panna balanssi ja võid panna power saving usse, ühesõnaga siis on kõik tehtud tagasihoidlikus tõmmatud. ja vahe oli nüüd need, et maksimumjõudluse peal on ta kuskil 1 ja 3/4 tundi aku kestvust. kui ta on balansituna, on ta kuskil 2-2,5 tundi ja kui lülitada välja SLI ja lülitada välja see kogu kiire 750 graafika värk ja jätta teda ainult Inteli integreeritud graafika peale videot näitama, näiteks kui me töötame veebiga või Office kontoriprogrammidega, siis sellisel puhul veab ta aku pealt välja isegi peaaegu 5 tundi. nii et tegelikult saab ta ka tööülesannetega päeva jooksul hakkama ja kui koju tagasi olete jõudnud või hotelli, siis saba seina ja palun väga, lendame edasi.